Okei, täpselt pool üks. Tere, kellega ei ole veel täna kohtunud. Mina olen Darja loodushariduse osakonnast ja see on Jelena zoo-osakonnast, nii et tema ongi pesukarude talitaja. Ja Jelena tutvustab meile natukene, kes need loomad on, kes nii tungivad tema isiklikku ruumi. Nii, tere kõigile. Siin on meil 4 tükki väga vahvat looma. Need on kõik üks pere, siis 3 venda ja 1 õde. Õde on kohe näha, on kõige väiksem siin. Praegu alustame sellest, millega me alustame oma päeva. Ma annan maiustuse. Siin on kuivatatud puuviljad, mis on päris meeldivad meie loomadele. Mis on päris vajalik teha iga päev, sest stressi vältimiseks. Ja siis nad väga hästi tunduvad ja ei karda. Ja see aitab, kui meile külla tuleb veterinaar. Ja siis nad kohe ei karda ja annavad endast vaadata. On päris olulised loomad. Kas sa vaatad, et igaüks saaks sama palju? Siin ei ole nii oluline sama palju, kuna see on maiustus. Et siin saab lihtsalt kõige julgem. See ongi väga väikseks jääda. Siin on kohe näha, kes on kõige julgem. See on emane. Ja, arvatud. Teda me kutsumegi meil julgemaks. See on see, mis meil praegu kiusab. Ta on paksuke. Ta oli varem meil selle perekonna liider. Aga pärast juhtus nii, et tuli veterinaar ja ta ehmatas. Ja siis tuli see julgem. Ja nüüd tema on liider siin. Ja tüdruk tuli ka. Tüdruk kasvab maistes. Ja natuke kardab. Ja siis see on meil nutja. Temal on kogu aeg näha siin pisaraid. See on väga hästi näha, kes on. Neid oli 5. Üks oli jäänud. Et siin on tõepoolest 4 isandit, 3 isast, 1 emane ja kõik isased on kastreeritud. Nii et me kindlasti ei soovi, et meil tekiks pesukarusid juurde ja väga suure tõenäosusega, kui need pesukarud surevad ära, siis uusi me ei too. Ja see on seotud sellega, et pesukarud on tegelikult Põhja-Ameerikast pärit. Ja Euroopas pesukarusid mitte kunagi ei elanud. Aga eelmisel sajandil neid toodi Euroopasse karusnahatööstuse jaoks. Ja mõned lasti loodusesse välja, mõned lihtsalt panid lehku, nagu loomad tavaliselt teevad. Nii et kuna Euroopas pesukarud ei olnud, siis me ütleme, et see ökoloogiline nišš oli vaba ja need pesukarud adapteerivad väga hästi. Nii et nad kohandasid Euroopa eluks suurepäraselt ja nüüd neid on siin tuhandeid, aga enamasti Kesk-Euroopas, et Eestini nad siiamaani ei ole jõudnud ja me loodame, et ei tulegi. Aga on juba märgatud Leedus. No see ikka levib, jah, et ükski piir neid ei peata. Nii et alates 16. aastast nad on Euroopas välja kuulutatud võõrliigina, mis tähendab, et keegi, kes on Euroopa Liidu liige, ei tohi neid paljundada. Ja kui nad siin juba elasid 16. aastal, siis me pidime garanteerima, et nad ei paljune ja et nad ei satu loodusesse. Ja